Tere, mina olen Uku ja siin loengus me vaatame üle selle, et kuidas ette valmistuda podcasti saateks. Ehk siis siin me räägime ainult ettevalmistamisest. Me räägime sellest, et kuidas siis paika panna saate fookus ja mis see saate fookus üldse on. Seejärel räägime sissejuhatusest ja lõpusõnast. Edasi vaatame saatepunkte ja lõpuks käsitleme 1 ja 2 saatejuhiga saadet ning küsime, et mitu saatekülalist on paras kutsuda saatesse külla. Kõigepealt siis ettevalmistus. Milleks üldse on vaja ette valmistuda? Tegelikult on enne saadet vaja paika panna mitte ainult saate fookus, sellest räägime kohe lähemalt, vaid on vaja paika panna ka see, et milline saade see on. Ja see natukene juhib kogu seda saate käiku, et kui on 2 sõbra vaheline siuke pool nalja tegemisega selline vestlus, siis see on ikkagi ühtemoodi saade. Kui on ikkagi väga siukene asjalik ja kiire intervjuu, siis see on teistmoodi saade. Kui see on siuke väga huvitav ülikooli laadis selline inimese mõtete siukene raamatulaadne pärimine, siis see on jällegi teistmoodi saade. Et see tasub paika panna. Ettevalmistusel tulebki paika panna kõigepealt siis fookus, siis tuleb kirjutada sissejuhatus, lõpusõnad ning saatepunktid. See on loomulikult minupoolne soovitus. Kui sa oskad peast rääkida, väga tore. Aga igal juhul kirja panduna on nad kõlavad kuidagi paremini. Sa võid need lugeda, võid mitte lugeda. Igal juhul on hea, kui sa oled selle peale mõtelnud ja neid kirja pannud. Nii, vaatamegi kohe, et mis asi on saate fookus. See on siis peamine teema või siis ka kaugem eesmärk, mida sina saates käsitled. Kui fookuseid on mitu, sul on näiteks mitu teemat, mida sa küsid näiteks oma külalise käest, siis on ikkagi mõtet paika panna üks, mis on peamine, mida sa kõige rohkem käsitled, sellepärast et saate kuulaja tahab ikkagi saada nagu siukest konkreetset ja kindlalt planeeritud saadet ja kui sa väga palju laiali kõikidest asjadest räägid, siis ta kõlab nii nagu Aktuaalse Kaamera mingi lõigukene. Kuigi kas sellel on oma eesmärk, et tegelikult ikkagi on mõtet paika panna saate fookus. Muideks saate fookus ei pea tingimata olema saate teema. Ma toon ühe näite. Põllumajandus, ministeerium või siis ütleme valitsus võtab vastu mingisuguse põllumajandustoetuse ja kõik räägivad sellest ja sa tahad teha ühe episoodi sellest, et tegelikult see toetus ei ole päris hästi paika pandud. Ja nüüd, aga sa ei taha seda toetust seal podcasti episoodis kogu aeg mainida, aga sa tahad küsitleda niimoodi, et tegelikult need vastused ja küsimused kõik viitavad sellele, et tegelikult see toetuse temaatika saab sinupoolse hinnangu kaudselt. Ehk siis, või siis teisipidi näiteks mina olen teinud saateid, kus ma räägin brändist, aga ma ei küsi inimeste käest, et kas siis brändi peab tegema või ei pea või siis, et kas te olete nõus, et bränd tuleb hoida. Ei. Ma räägin ikkagi nende inimestega, kellel on bränd väga korras või kes on oma brändiga suuri asju teinud ja sellest saatest tuleb väga selgelt välja ja mina esitan küsimusi niimoodi, et oleks selgesti näha, mismoodi see bränd aitab kogu neid tooteid ja seda ettevõtet müüa. See oli siis saate fookus. Ehk siis saate fookus on mõtet paika panna ja ära konkretiseerida. Mis siis on üldse saate eesmärk? Sissejuhatus ja lõpusõna. Nüüd iga podcasti saade, iga podcasti episood peaks olema algama konkreetselt ja lõppema konkreetselt. On ka sellised saated, mis ongi siuksed poiste jõmisemised, et ma ei tea, me pidime siin millestki rääkima. Ma ei tea, Peeteri Juss, ma ei tea, millest me siin täna, meil oli mingi teema, et ütleme, et kui sa teed sellist saadet, see on täiesti okei. Aga kui sa teed nagu konkreetsemat saadet, siis algus ja lõpp peavad olema hästi konkreetsed. Tere kuulama, mina olen Uku Nurk. Tänases saates me tahame teile rääkida sellest ja lõpuks võib-olla ka sellest. Ehk siis saate algus, sissejuhatus on selline, kus saate kuulaja tegelikult ka natuke otsustab, et kas ta tahab seda saadet üldse kuulata või ta ei taha. See on nagu ka viisakus saate kuulaja vastu. Ja saate keskel loomulikult võib olla neid pause ja neid nalju ja neid nii-öelda mõtisklusi nagu rohkem ja saate lõpp peaks jälle olema konkreetne. Kas sa siis tänad, kas sa siis mainid üle veel kord, kus kanalites saab seda episoodi kuulata. Kas sa siis mainid külaliste puhul ära, et kes nad ikkagi olid ja mida nad on korda saatnud või igal juhul saate algus ja saate lõpp peaksid olema siis hästi konkreetsed ja mina isiklikult olen harrastanud seda, et ma panen saate sissejuhatuse kirja ja loen maha.
see ei tohi muidugi olla niimoodi maha loetud, et ta on siuke tere, mina olen see, vaid ta peab olema niimoodi soravalt ja sujuvalt maha loetud niimoodi, et raadiokuulaja ei saa aru eriti, et see on, või saate kuulaja, podcasti kuulaja ei saa aru, et see on maha loetud. Ehk siis saate sissejuhatuse lõpusõnad tuleb kindlasti enda jaoks. Kirja panna, neid ei ole vaja saate külalistele saata. Küll aga tuleks saate külalistele saata saate punktid. Saate üldiselt jookseb igate pidi, eks ole, ja saade võib minna kaugemale sellest fookusest või lähemale, aga saate punktid on siis paari-kolme või siis ühelauselised sellised punktid, kus käsitletakse ühte teemat, et millised teemad ja millises järjestuses tulevad nagu käsitlusele. Võib arvestada ka seda, et sa paned absoluutselt terve episoodi kirja ja loed maha. Kui sa niimoodi suudad, mina näiteks ilmselt ei suudagi kõike niimoodi maha lugeda, et ta kõlaks nagu muretu vestlusena, nagu, et ma lihtsalt nagu räägin. Ma ei tea, aga mõned seda oskavad, aga tavaliselt ikkagi inimesed niimoodi nagu mina ja sina, eks ole, kes on võib-olla algajad, ei pruugi osata teksti niivõrd hästi maha lugeda. Siis millised need saate punktid on? Ma loen ette. Muideks ka episoodi sees, et kui sa pead midagi maha lugema, siis sa ütledki, et ma loen siit ühe lõigu nüüd maha. Ja siis sa loed, siis see kõlab nagu loogiliselt. Nii, ma loen nüüd need näidis saatepunktid ette. Kõigepealt siis sissejuhatus. No siin polegi midagi rohkem vaja ütelda. Järgmiseks algusesse natukene üldist infot. No siin võib täpsustada, et mis see üldine info siis on. Võib-olla siis temaatiline infot või üldse teema käsitlused, mida üldse saates, kuidas selles saates seda teemat käsitletakse. Järgmisena külalise sissejuhatus ja olukorra kirjeldus. Ega see järjekord ei pea selline olema, see on lihtsalt näidis. Järgmiseks teema käsitlemine külalisega. Esimese teema käsitlemine külalisega. Siis tuleb teise teema käsitlemine külalisega. No need teemad tuleb muidugi kirja panna, jah. Teise teema käsitlemine külalisega. Järgmiseks kolmanda teema käsitlemine külalisega ja siin on pandud sulgudes, et valmista ette andmed X kohta. Ehk siis valmista ette andmed siis mingisuguse küsimuse kohta. Ehk siis, et saate külaline ei satuks saate salvestamise ajal kimbatusse, sa küsid talt mingid numbrid, ütleme mingi suure ettevõtte turundusjuht, finantsjuht ja sa peaks ütlema nii siis, ma ei tea, 5 aastat tagasi, kuidas neil käive oli ja võib-olla ta päris peast nagu täpselt ei mäleta või ta satub nagu kimbatusse, sest saate on külalise jaoks ikkagi midagi, kus ta just päris iga päev ei käi ja kus ta võib-olla on nagu natuke rohkem siukse sordiini all, et nüüd ta nagu kuidagi peab nagu väga hästi esinema ja ütlema ja väga kaalukalt vaagib oma sõnu niimoodi, et ta tunneb ennast julgemalt siis, kui sa kavatsed rääkida mingitel teemadel, mis vajavad andmete nagu eelnevat korrastamist või meelde tuletamist, siis kindlasti tuleb see kirja panna saatepunktidesse, et külaline teaks. Siis järgmisena on kokkuvõttev küsimus külalisele ja kõige lõpuks saate lõpusõnad. Saate lõpusõnad sissejuhatused siis loomulikult, need on sinu teada, aga et saate külaline ka saaks aru, mismoodi saade toimub. Sisupunkte kindlasti ei ole vaja liiga põhjalikult kirja panna, sellepärast, et muidu see nagu välistab selle ära või saate külaline just kui hakkab ootama, et sa nüüd ütled täpselt neid sõnu, mis seal kirja oli pandud, et kui on mingi punkt, et siis enam-vähem teatakse, millest juttu tuleb ja see on nagu täiesti okei. Võtame järgmise teema. 1 ja 2 saatejuhiga saade, kus külalist ei ole. See on nüüd hästi oluline aru saada, et kui külaline on, siis seda juttu ikka tuleb nagu rohkem ja sina küsid ja külaline vastab ja võib-olla arutlete mingid teemad, siis see on natuke teine nii-öelda vool. Aga kui sul on ikkagi sina ise räägid näiteks üksinda, siis peaks saade olema, öeldakse niimoodi 20 minutit. See on mingi siuke enam-vähem siuke verstapost, et 20 minutit, et võib-olla ühe inimese puhul see saate pikkus ei peaks olema nii pikk, kuna muidugi sõltuvalt ka inimesest, ma usun, et David Vseviov võiks näiteks, ma ei tea, 2 tundi rääkida, ikka oleks huvitav kuulata. Aga ma ei tea, mina ise olen enda puhul mitu korda kahetsenud, et ma olen ühe meie saateid liiga pikaks teinud, et pärast kuulada, pagan, et võib-olla oleks seda asja saanud ka lühemalt rääkida. 2 saatejuhi puhul tuleb vaadata seda, et kindlasti ei tuleks sinna saate teemadesse neid asju, et kuule, mäletad Jüri, kui me üle-eelmine aasta, eks ole, tegime seda, eks ole, siis oli nagu täiega, seal oli nagu 15 korda tuli nagu seda, et siis saate kuulaja ei pruugi üldse aru saada, et millest seal juttu oli. Et see
teil omavahel on lõbus, see on ka hästi oluline, aga oluline on ka see, et saade ikkagi tehakse kuulajatele, mitte teile. Ehk siis kahe saatejuhiga saate puhul tuleb samamoodi saade fookus paika panna, saate olemus paika panna, kas tehakse nalja või on siuke tõsisem asi ja ka saate punktid paika panna ja omavahel saate kinnitada, et kõik oleks täpselt samamoodi aru saanud. Ja kahe saatejuhiga siis võib-olla see saade võib olla pikem, 40-50 minutit, nii nagu tavaline episood, aga ühe saatejuhi puhul siis see saate pikkus võiks olla 20 minutit. Mõned muideks ütlevad ka 5 minutit ja täitsa piisab. No vaat see on täiesti isiklik, et siin mina ei saa mingid kindlaid reegleid paika panna, aga niimoodi üleüldiselt räägitakse ja mulle endale ka tundub, et nii on täitsa sobilik. Aga mitu külalist siis saatesse kutsuda? Kui sa kutsud külalisi näiteks. Kõige parem on 1 või 2 saatekülalist. See on täiesti paras jagu, 2 saatekülalist on täitsa mõnus ära nagu hallata, ära juhtida. Kui on 3 saatekülalist, siis juba on tegemist, aga sellega saab hakkama, ei ole midagi hullu. Aga kui sa nüüd kujutad ette, et 1 saatekülaline tuleb ja sa pead temaga sisse juhtima ja võib-olla teda ka alguses natuke nii-öelda, et ta võiks nagu rääkida paar sõna, et et ma ei tea, mis ta oli ja mis ta tegi, eks ole, kui 3 saatekülalist on, siis kui nad kõik nagu endast rääkima hakkavad, siis see võtab ju 3 korda rohkem aega. Ja lisaks on 3 saatekülalisel puhul see, et on ju nagu, ei ole nagu eriti lahe, kui sul on 2 inimest, keda sa pidevalt nagu küsitled ja 1 inimene on siis täitsa vait ja alles saate lõpus saab öelda, no jah, ma arvan, et see on täitsa okei mõte, eks ole, see on nagu mõttetu. Ja kui on 3 inimest, siis lihtsalt sinna ei ole midagi parata, aga kui on sarnaste häältega inimesed, siis vahel on niimoodi, et kuulaja ei saa aru, et kes nüüd mida ütles. Mul oli üks episood, kus oli 2 naisterahvast ja minu arust nad olid küll erinevad. Võibolla nad olid nagu sarnased hääled, aga pärast ma sain tagasiside, et ma ei saanud üldse aru, et kes mida ütles. Ehk siis, kui sul on näiteks 3 saatekülalist, siis sa kindlasti ütled nii, et nii Jüri, et mis sina sellest arvad? Et okei, Tõnu, aga mis on sinu arvamus? Nii, aga Malle, mida sina sellest arvad? Niimoodi, et sa kohe nagu juba justkui küsimuse küsimise ajal justkui nagu selle nime nagu ütled ära. Ehk siis 1-2 külalist okei, 3 täitsa okei, veel 4 inimest läheb minu meelest juba paljuks, aga see ei ole reegel. Minu meelest on 4 inimesega saadet suhteliselt raske juhtida, et kõik saaks sõna. Nii, aga teeme väikese kokkuvõtte. Saateks ettevalmistumisel siis pane paika saate fookus, saate punktid, sissejuhatus ja lõpusõnad. Väga hea praktika, väga hea selline harjumus, mida teha. Sissejuhatus ja lõpusõnad peavad olema konkreetselt ja ladusalt ette kantud. See justkui nagu alustab ja paneb saatele lõpu. Saate punktid markeerivad saate käiku ning hoiavad teda fookusest, et ei kalduks fookusest liiga kaugele. 1 ja 2 saatejuhiga ilma külaliseta saate puhul hoia saade kompaktsena. Kangesti kipub minema sellises heietamiseks ära vahel see 1 ja 2 mehega saade. Ja kõige lihtsam on saadet teha siis, kui sul on 1 või 2 külalist, 3 on veel tehtav, 4 on minu meelest juba raske, aga loomulikult hakkama saab kõigiga. Nii, ma loodan, et te saite siit vajalikku informatsiooni ja saite mingisugust aimu sellest, et kuidas siis podcasti saadet ikkagi korralikult ette valmistada.